Mida kliendid tahavad? Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnover. Tere, armas kuulaja! Täna ma soovin sind endaga kaasa viia välismaale. Nimelt Ladina-Ameerikasse, Brasiiliasse, Argentiinasse ja täitsa teisele poole maakera siis Taisse. Sest me hakkame rääkima Eesti avaliku teenuse ekspordist. Ja selleks teenuseks on e-residentsus ja saatekülalisteks Merike Aspe-Kangro ja Anita Peinvalts Politsei- ja Piirivalveametist, kes on selle teenuse arenduse taga. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere! Ja pean ka ära märkima, et selle saate eesmärk on siis inspireerida rohkemaks, vaadata enda teenusele ka julgemalt teise nurga alt ja õppida teistelt tegijatelt. Ja kui sa nüüd saate kuulajana küsid, et kuidas siis ikkagi mina saan Politsei- ja Piirivalveametilt midagi õppida, siis ma usun, et vägagi, sest teenuse arenduses on ikkagi etapid ja mõtteviis väga sarnane. Ja see lugu siin taga on siis seotud selles mõttes uue või uudse teenusega, et e-residentideks on meil siin inimesi välismaal registreeritud aastaid, aga see, et Politsei- ja Piirivalveametnikud läheksid nüüd ise kuhugi riiki kohale ja selle registreerimise protsessi seal ka koha peal ära teeksid, et see on nüüd midagi uudset. Et küsin kõigepealt, et kuidas teie olete töiselt tänasesse hetke jõudnud ja et mida te töiselt teete Politsei- ja Piirivalveametis? Mina olen Merike ja mina olen töötanud Politsei- ja Piirivalveametis nüüd juba 3 aastat. Tulin tegelikult ID1 ja usaldusteenuse hanke projektijuhiks kõigepealt, aga aasta aega tagasi siis alustasin väljastusmissioonide projektijuhina ning reaalselt käin siis ka väljastusmissioonide asukohtades dokumente väljastamas koos oma kolleegidega. Nii et tõesti aasta aega uue projekti peal. Just. Ja Anita? Mina olen PPA-s töötanud juba üle 7 aasta ja olnud e-residentsuse teenuse omanik lõviosa sellest ajast. Ehk et minu vastutada on kogu selle valdkonna siis PPA ülesannete koordineerimine, juhtimine, kõik, mis on seotud nende ressursside arendamisega, et meil teenuspõhine juhtimine näebki ette seda, et sa juhid seda teenust tervikuna siis. Et sealhulgas siis ka on need missioonid olnud minu jaoks nii-öelda selleks teenuse projektiks, millele ma siis nägin Merikest sobivat ja tema ka selleks sai. Ja te olete täna siin teenusedisaini saates, et kuidas te klienti kui sellist vaatate? Klient on jah, selles mõttes, kui mina nagu mõtlen oma seisukohast, siis mul on olnud raske mõtestada, kes on siis minu klient tegelikult PPA-s, eks ole, sest et ma valdavalt teen ikkagi asju, mis on vajalikud eelkõige siis minu nii-öelda rakendajatele. Rakendajateks me nimetame siis meie teenuses neid inimesi, kes siis seda teenust siis aitavad osutada, eks ole, ja need on siis menetlejad, e-residentsuse menetlusgrupp. Ja palju asju, mis on minu töölaual ongi suunatud nende töö tõhustamisele, ehk et kuidas nemad saaksid võimalikult lihtsalt taotlusi menetleda, kuidas nad seejuures mingit taustakontrolli teostavad, milliste vahenditega, mis meil selleks vaja on, kuidas järelkontroll toimib, et nemad tunneksid ennast mugavalt, et neil oleks võimalikult optimaalne siis ressurss, millega seda kõike teha, et see on alati üheks suureks probleemiks, et ressurssi on vähe ja sellega tuleb kogu aeg tegeleda. Ei oleks. Jah, just on ju. Ehk et just kui ühest küljest on nagu nemad siis minu kliendiks, aga jällegi see kõik, mida me teeme väljapoole, et seal on ju meie kliendiks ikkagi see e-resident, ehk et
meie ülesanne on tagada ka see, et sellele e-residendile endal oleks siis nagu lihtne, mugav kõik. Et see on ka meie strateegilistesse eesmärkidest sisse kirjutatud, et teenuse kasutamine siis alates dokumendi taotlemisest kuni väljaandmiseni oleks kiire, lihtne ja mugav. Väga hea. Ja, et seetõttu ka siis teeme palju asju ka, mis on suunatud konkreetselt taotlejatele, alates sellest taotluskeskkonna arendamisest ja sellest, kuidas see välja näeb ja kuidas see töötab. Nii et klient on majas sees ja majas väljas. Kas Merike... Just, minu jaoks ongi siis klient tegelikult see konkreetne resident, kes tuleb oma dokumendile siis järele sinna konkreetsesse väljastuspunkti. Ja kellega siis käib suhtlus nii eelnevalt, võib-olla ka pärastpoole. Aga jah. Ja mis väärtuseid sa kannad, kui sa kliendiga suhtled, et mis te olete Politsei- ja Piirivalveametis kokku leppinud, et milline see suhtlus peaks suhtlus peab olema sõbralik kindlasti. Kindlasti peame olema usaldusväärsed, eks ole, ja alati peame olema lugupidavad ja austavalt suhtuma oma partnerisse, oma klienti. Kuidas te üldse selle projektini jõudsite, et hakata välismaal teenust pakkuma? Kontseptsioonina ei ole ta jällegi mitte midagi uut, sest et me võtsime šnitti tegelikult konsulaarmissioonidest, et see on siis see tegevus, millega toimetavad meil meie välisesindused, saatkonna töötajad, konsulid käivad siis niimoodi perioodiliselt väljastamas ka ja pakkumas ka tegelikult teisi teenuseid ka Eesti kodanikele ja ka e-residentidele teatud piirkondades, ehk et nendes piirkondades, kus ei ole siis saatkondi. Et e-residentsuse programmi suureks väljakutseks on alati olnud see, et kuidas jõuda siis selle kliendini igale poole. Saatkondi meil ei ole kahjuks nii palju, kui neid kliente oleks, et näiteks Ladina-Ameerikas on meil täiesti katmata piirkond, ühtegi saatkonda seal ei ole. Siis tekkiski see vajadus leida võimalusi, kuidas saaks ikkagi siis lähemale kliendile. Ja niimoodi konsulaarmissioonide näitel siis tegelikult mõtlesime, et võiks minna ka ise nendesse piirkondadesse, kuhu siis konsulaarmissioonid ei jõua ja pakkuda seda teenust seal. Et tegelikult see teekond on olnud nüüd selle projekti raames väga suke kiire ja lihtne meie jaoks, aga enne seda, et kuidas me sellesse punkti jõudsime, et alustada üldse sukse asjaga, et see oli üsna konarlik, et tegelikult me oleme proovinud erinevaid kontseptsioone, et lisaks nendele konsulaarmissioonidele oleme sõlminud ka lepinguid väliste teenusepakkujatega, et võtnud endale täiesti erasektorist siis ettevõtted avaliku hankega, kes siis pakuks seda teenust nendes kohtades, kus meil on soov olnud. Ja nende lepingute siis üle järelevalve teostamine, üleüldse see rakendamine on olnud väga raske, sest et me oleme sattunud sellise kultuuri ja erikultuuriruumiga ettevõtete partneriteks, kellel on teised arusaamad võrreldes siis euroopaliku sellise ärikultuuriga, et viimane leping oli meil näiteks India ettevõttega. Ja seal me pidime kahjuks üles ütlema, sest et väga raske oli midagi saada, et sealne kultuur on lihtsalt selline, et neil on kuidagi nagu kombeks mitte öelda ei. Nad ütlevad iga asja peale, et me tegeleme sellega, aga tegelikult taustal mingit tegelemist ei ole, nii et selles mõttes oli ka palju selliseid teisi rikkumisi, millega me ei saanud enam nõustuda ja pidime selle lepingu üles ütlema ja siis kuna saime aru, et kui me oleme jälle uut hanget tegema, uut lepingut sõlmima, siis me võime täpselt samamoodi sattuda sama reha otsa ja mõtlesime, et aga meil on ju endal need kogemused, me ju Eesti teenindustes inimesi teenindame, miks mitte minna siis ka nii nagu konsulaarmissioonid välja ja hakata pakkuma siis seda teenust, väljastama neid dokumente seal. Ja niimoodi siis see idee sündiski ja hakkasime sellega toimetama. Ma võib-olla kuulaja mõttes küsin, et kuidas teie ütlete hästi lihtsalt, mis on e-residentsuse teenus? Põhimõtteliselt võib öelda, et peamine väljund sellel on ikkagi äri. Ehk et välismaalastele tagame läbi meie sellised turvalise ja mugava e-keskkonna siis võimaluse asutada siin ettevõtteid, et see on selline põhiline müügiartikkel, aga tegelikult seda e-residentsust võivad vajada ka need välismaalased, kellel on mingi põhjendatud vajadus kasutada meie Eesti e-teenuseid, et näiteks
need kodanikud, kellel on siis siin Eestis kinnisvara ja nad sooviksid kuidagi lihtsamini sõlmida üürilepinguid või siis ka väga paljud ülikoolides töötajad ja rahvusvahelistes õppeprogrammides osalejad on vajanud seda, et siis mugavamalt ajada asju Eesti riigiga. Et tegelikult on neid väljundeid rohkem, lihtsalt see põhiline müügiartikkel, mis meie riigile ka kasu toob, on siis see ettevõtte loomine. Et kuivõrd meil on nii lihtne asutada seda ettevõtet digitaalselt, siis see e-residendi digi-idee, mille see e-resident saab, siis on ju, annabki selle võimaluse. Ja niimoodi saab siis laiendada oma olemasoleva ettevõtlustegevust siis Eestisse on ju, või siis asutadagi siin ettevõtte, mille kaudu siis toimetada, pakkuda teenuseid ka laiemalt, mitte siis ainult oma koduriigis. Et lühidalt võib öelda, et ta annab digitaalse isikutunnistuse, ta ei võrdu ID-kaardi ega elamisloaga. Ega viisaga. Just. Ja just siis nagu piiri taga on meie klient. Just, et ta ei pea tegelikult Eestisse üldse tulemagi, eks ole. Ta saab kaugelt teha oma tööd või oma toimetusi. Just, ja mis tähendab, et tegelikult ta peab väga nagu selgelt aru saama, et mis see väärtus on ja ka need teenused, et kas ta sealt piiri tagant oskab neid leida ja tarbida. Ja ma võtsin välja mõned numbrid, et kokku on meil siis Eestis 125,000 pluss e-residenti 185 riigist ja nad on registreerinud 35,500 ettevõtet ja see on umbes 20% Eesti ettevõtetest, mis tähendab, et Eesti riigile tegelikult seda maksutulu ja muid tulusid peaks laekuma päris hästi. Ja siin aprill näiteks, et on siis registreeritud 1111 e-residenti ja nende hulgas siis 457 ettevõtet. Mõtlegi, et kui me selle e-residentsuse kaardi nagu välja anname, siis me kunagi tegelikult ei tea, et kui palju ja mida ta meile tagasi hakkab tooma, aga võib-olla seal on väga suure potentsiaaliga mingisugune iduettevõte, mingi startup, mis võib nagu Eesti riigile väga suure kasu tuua mingil päeval. Just. Jah, et ma tahan lisada, et see programm ise ei oleks nii edukas, kui seal taga ei oleks ka nagu seda hästi suurt e-residentsuse tiimi, kes töötab siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse all. Nemad turundavad seda hästi tugevalt, et meil on olnud ka kogemus, kus me käisime siis Leedus tutvumas nende e-residentsuse programmiga. Nad mõtlesid ka, et nad saavad midagi sarnast pakkuda välismaalastele, aga neil ei ole taga sellist organisatsiooni, kes turundaks seda, kes hoiaks seda e-residentide siis kogukonda, mõtleks nende teenusepakkujad, kuidas nendeni jõuda, kuidas seda infot jagada, et seetõttu ta ei olegi seal absoluutselt kuidagi nagu edukas, et ei ole neid e-residente, kes sooviks seal seda äri ajada. Siinkohal tervitame Eesti tiimi, väga hea töö. Eesti turundus on olnud väga hea. Üle maailma tegelikult nad teevad seda turundust. Just. Ja siin me varsti jõuamegi ka Eesti maine teemani, aga enne, et veel kuulajale arusaadavamaks teha, et kuidas see teenus, siis mis tükkidest ja mis koostööpartneritest ta koosneb ja mis rolli selles siis Politsei- ja Piirivalveamet mängib? Ja, et nagu ma ütlesin, et põhiline partner, kelleta ei olekski üldse see programm võimalik, ongi e-residentsuse meeskond ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses. Aga tegelikult see tuumik, kellega meie teeme koostööd just meie põhiliste ülesannete täitmisel ehk avaliku korra tagamise kontekstis, siis on ikkagi meie head partnerid Maksu- ja Tolliamet, siis meil on ka koostööd Siseministeeriumiga hästi palju õigusloome poole pealt, siis on erinevad Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo ja kõik sellised toredad partnerid, kellega me vahetame infot siis menetluse käigus. Ja meie põhiline roll ongi siis tegelikult menetleda neid e-residendi digi-ID taotlusi ja väljastada ka siis, eks ole, aga väljastamise põhipartneriks on meil siis jällegi välisesindused, Välisministeerium. Aukonsulid. Aukonsulid on partneriteks, kuigi nad ei väljasta, eks ole.
et tegelikult seal taga on selline suur võrgustik, jah, kes kõik panustavad üht või teistpidi e-residentsi programmi, et aeg-ajalt, kui mingeid üritusi korraldatakse ja kutsutakse kokku, siis kõik need partnerid siis vahel vaatavad isegi, et vau, tõesti või? Et nad kõik omavad mingit rolli, et võib-olla ma kindlasti jätan siin kedagi nimetamata, aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja RIA-l oma roll ja et ühesõnaga neid partnereid on küll ja veel. Ja, no tegemist on siis väga kompleksse teenusega, et kuidas nüüd see tervik nii töötaks, et siis see välismaalane tunneks, et tema peale on mõeldud, ta saab aru, kõik on lihtne. Jah, meie tahame just seda lihtsust nagu läbi siis oma menetluse talle kuvada, kuigi me oleme selline võib-olla ka kurja rolli täitev organisatsioon, eks ole, sest et meie põhiülesanne on ikkagi riske maandada ja tagada avalikku korda ja et e-residendiks ei saaks pättid ja tihti see ongi suur väljakutse leida siis üles riskiinfo, et kuna nad tulevad üle terve maailma, siis tihtipeale on see taustakontroll raskendatud. Et selle nimel oleme ka kogu aeg töötanud ja mõeld, kuidas me saaksime siis tõhustada seda taustakontrolli, aga seejuures me ei ole unustanud ka seda kliendi kogemust, et ikkagi temal oleks ka mugav, mitte me ei heidutaks siis ära kõike, et keegi ei tahagi tulla taotlema. Aga tihtipeale seal ongi nagu siuke erinevate huvide põrkumine, et ühest küljest meil oleks vaja sinu kohta rohkem infot teada, selleks, et me saaksime paremini seda otsust langetada, otsustada, kas sa sobid meile e-residendiks, aga jällegi erinevad kultuuriruumid on sellised, kus võib tekkida küsimus, et miks sa küsid seda mult, et ma tahan lihtsalt mingit ideed saada, et mis see sinu asi on, mis mu sotsiaalmeediakonto on või et mis mu haridus või töökogemus on, või miks sa üldse pangakontode kohta tahad midagi teada, et issand jumal, ma laenu hakka võtma. Et sellega nagu oleme seisnud siin silmitsi ja püüdnud seda siis kuidagi nagu selgitada küll oma selles taotlusankeedis, miks me neid andmeid küsime, miks see vajalik on. Ja tihtipeale näeme ka seda, et inimene tegelikult seal taotlusankeedis ütleb, et ei, mul ei ole ühte ega teist ega kolmandat, ma ei ütle sulle midagi, paneb kõigile ei. Ja siis, kui menetluse sees, siis menetleja tema poole pöördub ja küsib uuesti neid samu küsimusi, siis ta näeb, et vastas on inimene, neid ilmselt tõesti huvitab see, olgu. Ja siis tuleb välja, et tal on ka nii sotsmeediakonto kui ka 1,2 seal töökogemust meile ette näidata ja veel mingid äriplaane, mida ta alguses võib-olla ei tahtnud neile üldse nagu kuvada, et see ongi see, et kuidas usaldatakse tegelikult oma andmeid, isikuandmeid siis nagu teistele riikidele olukorras, kus sinu enda riigis see ei käi niimoodi, see ei ole selliselt, et kõik on väga digi ja sa saadki igal pool kõike sisestada, olles kindel, et need on turvalises kohas. Ja, no tegelikult ega usaldusega peavad vist kõik teenusepakkujad tegelema, aga see on nüüd nagu selline kõrgem tase, et kui Eesti riigi maine on hea, siis see usaldus on kõrgem ja pluss kommunikatsioon, kindlasti, jah. Ja, aga kuidas te siis ikkagi nagu jõudsite selleni, et nüüd peaks astuma sammu välja, et kui ma siin võin võrdlusena lihtsalt tuua, et me peame alati aru saama, et kui Muhamed ei tule mäe juurde, siis mägi läheb Muhamedi juurde, et võib-olla Eestis oli mõni aeg tagasi, et teenusepakkujad said aru, et nad peavad näiteks olema kaubanduskeskuses, et nende sihtrühm on seal ja ei tule ekstra nende juurde, aga teie otsustasite, et valiks sellised kaugemad kohad, kus ei ole Eesti saatkonda. Jah, no tegelikult neid kohti ise meie ei vali, et selle valiku teeb eelkõige ära ikkagi see e-residentsi meeskond seal EISis, et lähtuvalt sellest potentsiaalsest siis sihtgrupist, eks ole, et selle kõik julgeolekuasutused kinnitavad küll, eks, aga need piirkonnad olid selles mõttes juba teada, et kus on see puudujääk, kus ei ole neid välisesindusi ja mida peaks siis nagu katma. Aga meie nagu otsus, et me lähme ise sinna tegema, oli tegelikult puht praktiline, et kuna me olime saanud valusad kogemused varasematest siis lepingutest, mis meil olid, kus me üritasime seda teenust siis nagu sisse osta, ja kuna tegemist selle e-residendi digitaalse isikutunnistuse näol on tegemist ikkagi samaväärse isikute dokumendiga, nagu on meie ID-kaardid, siis nad alluvad väga rangetele auditeerimistele, kõik need protsessid on ju, alates transpordist, hoiustamisest, väljastamine, isikuandmete töötlemine, kõik, eks ole. Et seda nii Eestis väljastamise puhul kui ka välismaal väljastamise puhul, et selliste nagu lepingute, raskete, pikkade, väga rangete reeglitega lepingute puhul nägime, et selle täitmine ja selle järelevalve üle teostamine
on palju raskem kui see, et me läheks ise, omades seda kogemust täna juba Eesti teeninduste näol ja pakkudes seda seal, et me saaksime seda protsessi palju lihtsamini ise teha ja seejuures mõtlesime ka, et tegelikult me saame palju paremini ka riske maandada, sest me näeme neid isikuid seal, on ju, me näeme, kes nad siis päriselt on, sest kui muidu taotleb dokumenti või e-resident digitaalset isikutunnistust inimene digitaalselt, me teda nagu ei näe, me saame küll teha videokõne, aga pigem on, me seda nagu kõikide puhul ei jõua rakendada kahjuks, siis väljastamisel on meil juba see võimalus, me saame midagi täiendavalt küsida, näha siis, on ju, teha mingeid otsuseid selle pinnalt, on ju, aga siiamaani see kogemus seal, on ju, et Merike saab seda lähemalt rääkida, et temane on igale põhimõtteliselt väljastusele, igal väljastusel on tema ja üks teine ametnik siis tal kaasas, et ei ole olnud nagu sellist probleemi, et oi, et me oleme nüüd valesti selle otsuse teinud, et võib-olla mitte ei annaks talle nüüd kätte seda dokumenti, et õnneks on nagu siiamaani ka saanud, on ju. Jah, et selles mõttes me alati nagu küsime inimeste käest ka üle, et mis on nende plaanid, et mida nad soovivad tegema hakata ja siis nad tavaliselt räägivad siis oma äriplaanidest, oma mingitest akadeemilistest plaanidest, aga valdavalt on nad muidugi ettevõtlusega tegelevad inimesed ja valdavalt väga palju siis tarkvaraarendajad, AI-ga seotud teenused, et väga suur hulk on nagu neid, kes tahavad siis nagu panustada nagu või siis teha äri nagu selles valdkonnas. Ja siis on ka nagu selliseid muid asju, et tahame teetärki trükkida või mis iganes selliseid väiksemaid asju, aga valdav enamus on nagu sellised, kes tahavad reaalselt äri teha ja see muudab nende elu oluliselt mugavamaks ja lihtsamaks, et nad saavad oma dokumente digitaalselt allkirjastada, lepinguid digitaalselt allkirjastada, kasutada e-teenuseid, ka pangateenuseid väga mugavalt ja siis mitte Eestis olles, eks ole, vaid kaugemalt. Ja väga paljud on sellised niinimetatud need digitaalsed nomaadid, kes rändavadki mööda ilma ringi ja teevad oma äri kus iganes. Et nad ei pea olema siis nagu konkreetses kohas. Et ühe eelise me saime, et kui sa oled koha peal, sa näed inimest, aga see eeldab tegelikult ka siis nagu teenusepakkujalt nagu sellist hea psühholoogilist ettevalmistust, inimeste tundmist, head küsimuse oskust. Et suhtlusoskus on väga oluline, keeleoskus on väga oluline, et sa suudad nendega rääkida, enamus e-residente muidugi räägib väga hästi inglise keelt. Neid, kes nagu väga hästi ei räägi, on väga vähe. Et enamus neist ikkagi valdab inglise keelt väga hästi ja sealt on võimalik nagu päris kenasti nagu küsimustega suunates aru saada, millega tegemist on, kellega tegemist on. Et need on nagu ikkagi siiamaani on olnud väga nagu konkreetsed, reaalsed inimesed, kes hakkavad ettevõtlusega tegelema. Oluline on see, et nad ei tunneks, et neid nüüd küsitletakse, vaid et see kõik toimub hästi orgaaniliselt, et ta saaks ikkagi selle positiivse kogemuse ja nad on seda saanud, et me oleme hästi palju positiivset tagasisidet saanud sealt. Just, et see vastutulek nagu inimestele ja et seal on väga palju selliseid juhtumeid, kus need inimesed lihtsalt ei jõua õigeks ajaks kohale, on väga suured linnad, kus on väga suur nagu siis traffic, eks ole, hummikud on meeletud, eks ole, inimesed võivadki jääda hiljaks väga palju, nad helistavad, paluvad, küsivad, kas me saame tulla natukene hiljem, kas me saame tulla järgmisel päeval ja alati me tuleme vastu, loomulikult. Nii, aga te peate siis kui te olete nüüd planeerinud ühe käigu, ütleme siin kas Bangkoki või kuhu iganes, et ma tean, et te tegelikult tulite ka just ühelt missioonilt, mulle meeldib, et te nimetate seda ka missiooniks, et see ongi missioonitundega. ja te peate siis teatud hulga inimesi kokku saama, et sinna oleks mõistlik minna, ma saan aru. Jah, valdavalt meil siin on päris suured numbrid tegelikult, juba mahud kasvavad tegelikult nendesse väljastuskohtadesse, nii Tai, nii Ladina-Ameerika, Sao Paulo kui siis Buenos Aires, Argentiinas, et ikkagi umbes 50 e-residendi siis digitaalse isikutunnistusega me läheme nagu välja. Et see eeldabki seda tugevat turundust, et siin teemegi koostööd, eks ole, Eisiga ja nendega olemegi kõik oma laivid kooskõlastanud ja nad on kaasa tulnud selle turundusega ja hästi suuri nagu ettevõtmisi teinud selles osas. Ja Ladina-Ameerikas on nad korraldanud ka selliseid niinimetatud roadtrippe, tutvustanud seda e-residentsuse programmi. Et see nagu toob kindlasti juurde ka neid huvilisi, kes tahavad
e-residentsust taotleda. Algus oli meil hirm, et me võib-olla lähme riigi raha raiskama, et meil ei ole piisav arv väljastada neid dokumente, et kas me siis lähme nagu 5 kliendi pärast, et kust maalt see piir jookseb, on ju. Aga seda probleemi pole tekkinud. Ei ole seda probleemi, et pigem on see, et me nagu kaalume, et kas me nagu kahekesi suudame, nagu me ei käi kahekesi, Merike on alati üks ja ta võtab ühe roteeriva ametniku kaasa, kes on ka saanud vastava väljaõppe, eelduseks on koolitused, on ju, kõik need teadmised, on ju. Aga jah, me juba kaalume, et kui ikkagi mahud peaksid suurenema, et kas minnes 3-kesi, et saaks paralleelselt 2 nii-öelda töölauda püsti panna ja teenindada siis nagu... Või pikemalt olla või mis iganes. Et tegelikult ei ole üldse puudust nagu selle... Pigem vastupidi, jah, et mahud pigem kasvavad. Aga tuleme veel korra nagu sammu tagasi, et te tegelikult ju loote justkui nagu Eesti esinduse seal. Ja selleks on nagu teatud nõuded, et te ei saa seda teha igal pinnal, igas kohas, et kuidas te nagu strateegiliselt planeerisite seda, et mis oli oluline? Jah, et oluline ei ole mitte ainult see maine, eks ole, et see kõik oleks ilus ja esinduslik ja kannaks seda Eesti väärtust edasi meile sobival kujul, vaid nagu ma ütlesin, et see kõik oleks vastavuses ka meie nõuetega, dokumendi väljastamisele kehtivate nõuetega, et see protsess on meil auditeeritud, on ju, et me pidime seda protsessi kirjeldus, kuidas me seda teeme, kuhu me lähme, kus me seal istume ja kuidas me seda valime ja kuidas seal kohapeal kõik toimub ja milliste seadmetega see kõik toimub ja kuidas see internetiühendus on tagatud, mis inimesed sinna lähevad, kuidas nende väljaõpe on, kuidas nende taust on kontrollitud, et ühesõnaga kõik selle me pidime kirja panema selleks, et me saaksime audiitorile siis esitleda ja tema saaks omakorda küsida erinevaid küsimusi, me saaksime jälle täiendada seda protsessi, kuni see lõpuks siis nagu läbis auditeerimise. Et me käisime neid hotelle siis kohapeal tegelikult enne, me pakume seda teenust hotellides, eks ole, konverentsiruumides, eelnevalt siis välja valimas, meie aukonsulid olid meil siin abiks, kes tegid sellise eelneva valiku ja pakkusid siis meile nõuetele vastavad hotellid välja, on ju, ja igas asukohas siis käisime kõik need hotellid välja ja rääkisime, suhtlesime, vaatasime neid ruume, küsisime igasuguseid küsimusi, et mina käisin siis Merikesega Bangkokis ja Merike saab rääkida sellest Ladina-Ameerika kogemusest, et tema käis seal teiste kolleegidega. Et mina võin selle Bangkoki osas öelda, et super kogemus on tõesti, et Tai inimesed nad on nii vastutulelikud, nii abivalmid, et alati kummardavad, on, et ja aitäh ja et muidugi saab ja kõike saab, et erinevalt siin, kui ma tõin siin India näite, on ju, et nad on tõsiselt lahked ja et üks näide oli näiteks see, kus me siis ühes hotellis vaatasime seda konverentsiruumi, kus me siis oleks pidanud neid dokumente väljastama ja see paigutus sobinud meil on hästi oluline see, et inimene, kes siis väljastab neid dokumente, et tema seljatagune on kaitstud, et keegi ei näeks tema monitoril toimuvat, isikuandmed, eks ole, kõik ranged nõuded ja et see sisenemine oleks siis selliselt, et ei oleks seljaga ukse poole. Aga see laua paigutus, et seal oli keskel see üks suur siuke marmorlaud, hästi raske, hästi uhked ruumid olid, seisis seal keskel, aga ta tundus siuke, et ta on nagu sinna keevitatud, ta oli tõsiselt suur, tõsiselt raske ja siis me seal omavahel rääkisime eesti keeles, et huvitav, et kas nad seda saaks liigutada siit, on ju. Siis ma mõtlesin, et ei vaevalt, kus nad seal liigutavad, kuule nüüd, et see on nagu kuidagi see ei lähe selle ruumiga kokku, et on nagu tõsiselt uhkus ja kõik ongi planeeritud, et ta seisab siin, kuhu nad liigutavad, on ju. Aga siis Merike ikkagi võttis julguse kokku ja küsis, et aga kas te saaksite seda liigutada ja tuligi, et jaa, muidugi me saame. See oli minu jaoks nii suur üllatus, et ei ole probleemi, kuidas te tahate, et me paneme. Põhimõtteliselt teeme kõik hotelli ringi, tee järgi, kuidas te ainult tahate, et tegelikult hästi vastutulelikud ja hästi abivalmid ja ei olnud ka mingit pettumust, et kui keegi siis ei osutunud valituks, et ilusti Merike selgitas neile, et mis põhjusel ja aga nad olid ikkagi, et aga kui teil ikkagi peaks nagu seal teises hotellis midagi mitte sobima, siis tulge uuesti ja et ikkagi saame ja et väga tore kogemus oli sealt. No kuulajale jälle tõlgin, et tegelikult protsess võeti siis väga tükkideks lahti, et kliendi teekond oli ära kaardistatud ja pluss, et mis nagu tehniline tugi peab igas etapis on ju olema ja kliendi kogemusel tõesti, et me ei saa nagu jätta juhuse hooleks midagi, et isegi see, kuidas inimene ennast tunneb, kas on piisavalt nagu turvaline, ta tunneb usaldust ja et see ei ole ainult nagu laua nihutamine, eks. Kas on veel mingeid selliseid elulisi näiteid? Ma võin Ladina-Ameerika kohta rääkida, et kui me seal käisime nüüd siis hotelle valimas, siis neid väljastuskohti valimas, siis tegelikult Ladina-Ameerika on väga paljuski nagu võib-olla meie Lõuna-Euroopa sarnane. Et Brasiilia nagu Portugal
võib-olla oma kultuurilt ja Itaalia, sest seal on väga palju Itaalia immigrante. Et see taust on nagu sealt tulnud ja nad on suhteliselt täpsed, korrektsed. Ja siis võib-olla Brasiilia puhul siis selline Hispaania taust, et nad on selles mõttes nagu sellelt ärikultuurilt ja üldse kultuurilt nagu suhteliselt sarnased, eriti just need suurlinnad, kus käib äri ja selline suuremad linnad, eks ole, kus tegelikult jah, ongi niimoodi, et nad on väga sarnased selle Lõuna-Euroopa kultuurile. Et mingid asjad käivad tõesti manjana, eriti seda võib näha seda Brasiilias, kus inimesed ei jõua õigeks ajaks kohale, eks ole. Aga see on nagu selles mõttes nagu kõik ületatav, et see ei ole nagu probleem. Ja ma mõtlen, et kui me seal neid hotelle ka valisime, siis Brasiilias nagu võib-olla üks hotell oli selline, mis ei sobinud meile, kuna seal oli selline, ta ei olnud esinduslik, ta ei vastanud nagu sellele turvanõuetele, aga ülejäänud, mida me vaatasime, põhimõtteliselt kõik nagu sobisid. Me lihtsalt tegime oma valiku. Ja Argentiinas oli meil lihtsalt üks kogemus siis ühes 5-tärni hotellis, kus ruumid olid väga head, aga hotell ei olnud nõus tooma ruumi seifi, mis on meie jaoks väga oluline. Et kõik ülejäänud olid seda valmis tooma, kas lisatasu eest või tasuta, aga antud konkreetses siis nagu isegi 5-tärni hotellis ei olnud valmis tulema vastu meile. Mis on huvitav, et sa oled nagu nõus oma klientuurist loobuma, olles nii kinni oma reeglites, et kõik oleks meile sobinud, oleks olnud ideaalne koht, aga kuna nad ei tulnud meile vastu, siis me ei saanud seda hotelli valida. Aga kas te sinna olete mõelnud ka, et oleks midagi Eesti pärast või mingit sellist visuaalset tunnet? Nad on sellised suhteliselt rahvusvahelised nagu ruumid, eks ole, et seal ei ole nagu midagi sellist, mida võib-olla peaks. Eesti lipp laual, seda me ei ole. Me oleme nagu vormis tegelikult, et see annab selle tunnetuse, et me oleme Eesti riigi esindajad. Et see on see. Ja siis alati on siis ka sellel ekraanil on näha, et millega tegemist on, et me anname siin välja neid residentiisikute dokumente, digiteed. Ja no tuli sisse juba see kultuuride erinevus, et kas te olete saanud selles mõttes nagu ettevalmistuse, et ikkagi teate, et Hispaania kultuuriruumis võivad asjad käia natuke teistmoodi või tulevad koha peal sellised üllatused? See on tõenäoliselt kogemus, elukogemus, mis juba näitab, et kui sa oled juba mitmetel, mõtlengi, et on kogemust erinevate riikide inimestega suhtlemisel, et siis see annab nagu selle baasi, et kuidas sa nagu inimestega suhtled, aga ega üldpõhimõtted on ju suhtlemisel samad tegelikult. Et sa pead olema lugupidav inimese suhtes, sõbralik, viisakas. Ja siis tegelikult kõik nagu ikkagi nagu toimib ja labub. Just, ja kui te olete veel kliendi sõbralikud, et olete ka mõelnud teatud asjadele ette, et kas oli juhus, kus ka ratastoolis ja... Just, et on valitud ka sellised väljastuskohad, kus tegelikult ka siis liikumispuudega inimene saab ligi, et on kaldteed olemas, on siis uksed, mida on võimalik avada, eks ole, kahepoolselt, et inimene on saanud lihtsalt väga hea kogemuse, ta on sügavalt liigutatud olnud sellest, et ta saab nagu oma teenuse või selle kaardi nüüd siis nii mugavalt kätte, väga kiiresti. Just Bangkokis oli üks Rumeenia härra, kes oli sügavalt liigutatud, oli väga-väga tänulik, et me oleme Eestist kohale tulnud ja talle isiklikult kaardi üle andnud. No see on tõesti, et midagi erilist, et järelikult ma lähen sellele riigile korda. Just. Aga ma jäin enne mõtlema, et see, et me selle ühe kohtumisega suudaks nagu inimese niimoodi pealaest jalatallani ära kaardistada, et milliste kavatsustega ta on, et tänases maailmas, kus meil see manipulatsioon ja petturlus nagu järjest kasvab, ja petturid on üsna head manipulaatorid, et kas neid kogemusi on ka juba sekka selles mõttes tulnud, et võib-olla siis jah, see vajab natuke pikemat aega, et esialgu ei ole sellist juhtumit olnud. Aga tegelikult ma mõtlen, et kuna me teeme seal ka isikutuvastust, eks ole, kellele me kaardi kätte anname, siis tegelikult on võimalik ikkagi inimese olemusest aru saada, kas tema on tema. Kui sa vaatad pilti ja kui inimene tuleb uksest sisse, siis tegelikult on see võimalik aru saada, et kas see on see inimene. Sa juba tajud ära tegelikult, kas ta on see.
Et isikutuvastus on meil et selles mõttes, et selles osas me läbime erinevaid koolitusi ja seda me oskame, on ju, et see on meie A ja O, on ju, et isik oleks tõsikindlalt tuvastatud, on ju. Aga seda, mis tema taust on ja kas ta midagi nagu valetab, on ju, et tõenäoliselt et see tuleb kogemusega, on ju, ja tihtipeale ongi sellised ka programmi sisse kirjutatud riskid, on ju, et lõpuni ei ole võimalik kõike maandada. Et me teeme ka järelevalvet nende üle, kes siis saab oma digitaalse isikutunnistuse ja kui selle järelevalve raames meil saab teatavaks või et ta ohustab ikkagi avalikku korda, on mingid riskid, on ju, et ta ei ole usaldusväärne või siis ta ei täida eesmärki, et tema tegevus on vastuolus lausa selle eesmärgiga, mingi näide, et on suured maksuvõlad näiteks tekkinud, on ju, et see kindlasti ei edenda meie Eesti majandust, mis on selle e-residentsusprogrammi eesmärk, on ju, siis me tunnistame ka digi-ID kehtetuks ja seda me ka täitsa teeme nagu, et selles mõttes järelevalve ka töötab. Aga praegu, mis te ise tunnete, et on nagu hästi õnnestunud ja niimoodi, kui te nüüd aastale tagasi vaatate, et me nagu arvan, et õnnestunud üldse see, et suhteliselt ikkagi kiiresti sai see projekt meil realiseeritud, sest et vaadates meie teisi projekte, et kahjuks on niimoodi, et võtab aega, on ju, et töötame avalikus sektoris ja palju bürokraatiat ja eriti kui on vaja seadusmuudatusi, on ju, või on vaja mingit IT-arendusi, et siin õnneks väga palju IT-arendusi vaja ei olnud, küll sellega oli ka omajagu peavalu seal, aga õnneks sellega nagu nii suurt toimetamist ei olnud, väga suuri kapitaalset arendusvajadusi ei olnud. Et selles mõttes alates rahastusotsuse tegemisest kuni esimese missioonini aasta aega on ikkagi väga kiire aeg meie kontekstis. Isegi vähem, jah. Et selles mõttes on, et sinna sisse väga palju seda auditeerimist, eks ole, protsessi kirjeldust, koolitust, väljaõpet, kõikide hotellide valikut, on ju, kõikides kohtades. Et laias laastus on see, jah, minul on väga hea meel, on ju, et hästi kiiresti realiseeritud see projekt, et Merike projektijuhina vedas seda väga kõikide meie teiste tublide kolleegidega väga jõuliselt ja hästi, et me sellesse punktiga jõudsime. Ja kas võib ka öelda, et ikkagi teenuse arenduses, et mida rohkem sa panustad sellele planeerimisele ja ettevalmistusele, vastab tõele. Seda parem see lõpptulemus. Et kui kõik on ette planeeritud kenasti, siis koha peal tegelikult karta pole midagi, kõik sujub. Ja kui süsteemid töötavad, siis läheb kõik väga kergesti ja kiiresti. Ja inimesed on nagu väga positiivselt üllatunud, et see käib kõik väga kiiresti ja mugavalt. Nii et tegelikult see nagu lubadus, et kõik on kiire ja lihtne, see vastab. Ja see annab ka nendele inimestele selle kuvandi Eesti riigist, et siin ongi kõik väga hästi ja tehnilised asjad töötavad, eks ole, ja toimivad. Ja tegelikult nemad seda taustatööd ju ei näe, on ju, et kuidas need dokumendid sinna jõuavad, on ju, et mis nõuded sellele veel kehtivad, miuksed nüüd seal kullertunnistused, mis me eraldi taotleme selleks, et me saaksime piiri ületada üldse nende dokumentidega, on ju, ja kõik see on nagu tegelikult... Kogu see eeltöö, jah, mis me seal teeme tegelikult, see on päris suur ja mahukas. Ja Merike tegeleb praegu täiesti käsitsi nende aegade broneerimisega, et meil on koostöös selle case'iga arendamas broneerimiskalender, mis on jällegi kliendile suunatud, et selles mõttes pakub talle kindlasti mugavamat teemust, on ju. Võib-olla mõni eelistab ka muidugi meilidel seda kokku leppida, aga ma usun, et selline kalender, kus sa saad ise siis näha kõik võimalikke aegu ja sealt siis endale sobivama valida on ikkagi nagu mugavam, on ju. Et sellega me loodame ka siin lähiajal ikkagi laivi saada, aga siiamaani siis käib see kõik käsitööna, eks ole, et see on nagu suur töö ja vaev, et mulle ikkagi see ei sobi, et kas ma saan siis ja siis seal nagu kõrvutud ja vaatad, et suur suke Exceli majandus. Ja see põrgatamine käib nagu inimestega, et lihtne on nende inimestega, kes ütlevad, jah, mulle sobib see aeg, aga keerulisemaks läheb siis, kui inimesele ei sobi see aeg. Et siis tuleb hakata mõtlema välja, mismoodi me siis teeme ja kuidas tema kaardi kätte saab. Ja ikkagi siin tuleb jälle mängu see kliendikesksus, et ma ei tea, kui palju te olete arvestanud ühe kliendi peale aega või et kui tulebki nagu selliseid tõrkeid ja kuidas ma mingeid, ma ei tea, probleemsemaid situatsioone lahendan, et... Need tuleb kõik ära lahendada, ega me seda aega ei võta selles mõttes, et ja neid ei ole ka nagu massiliselt, eks ole, aga neid on. Kellega peab eraldi tegelema. Ühele kliendile kulub keskmiselt 15 minutit, on ju, et seal koha peal jah, see kätteandmine on nagu maksimaalselt 15 minutit, et isegi läheb kiiremini, kui kõik toimib kiiresti. Et päris lobisema ei saa jääda, et kuidas Eestis läheb ja... Jaa, aga me ikkagi lobiseme selles mõttes, et inimesed on erinevad, eks ole, et mõni inimene ei taha väga palju rääkida, mõni on nagu väga õnnelik, et ta saab rääkida meiega ja oma kogemust seal jagada, et kuidas tema seal toimetab ja mis ta teeb ja et inimesed on jah erinevad, et igaüks ei räägi enda elust nagu nii palju, ainult nii palju, kui me küsime, eks ole, või suuname teda.
aga noh, see inimlik kontakt, et see on ikkagi väärtuslik ja absoluutselt. Ja olete jah Eesti riigi esindajad, et Just. aga te teete seda kõike ju ka muud asjade kõrvalt, et kas täna tundub, et see hakkab jah nagu kasvama millekski? Minu jaoks on see põhitöö põhimõtteliselt, et mina tegelengi nüüd aasta aega olen tegelenud selle projektiga 100%. Ja mina olen e-residentsuse teenuse omanik PPA-s ehk et mul on nagu ka kõik teised e-residentsusega seotud ülesanded arendada on ju nagu üleselt nii-öelda, et enam mina nagu sellesse projekti ei peagi sekkuma nii väga, on ju, et Merike teeb seda toredasti, iga kord võtab kaasa endale siis ühe kolleegi, kes on valmis tulema ja mina kõrvalt toetab vajadusel, kui see on vajalik, eks ole. Et sellise kontseptsioonina me nagu seda planeerisime ja tundub praegu, et see töötab, et noh, juhul kui maht suureneb, eks siis nagu mõtleme midagi. Lisainimesi juurde võtta või pikendada. Mis eeldab jällegi rohkem raha. Just. Aga see... Ja ressurssi, et üksinda mina ei jaksa kõiki tõenäoliselt enam teha, siis kui mahud kasvavad lihtsalt ja tuleb uusi väljastuskohti juurde, et siis on vaja mõelda natukene, kuidas edasi. Aga teenuse arenduse koha pealt, et need kriitilisemad kohad, et kuidas te seda arenduse poolt teete? Ma ei teagi, mis need kriitilisemad kohad meil selle projekti raames on olnud, ilmselt siis see auditeerimine võib-olla, jah, sest sealt tuli ikkagi täiesti nagu seinast seina küsimusi kuni sellemaani välja, et aga kuidas te tagate, et sinna missioonile ei lähe teil siis nagu pereliikmed näiteks ja nad satuvad ühte tuppa, on ju, nagu jah, et dokumendid ja PIN-ümbrikud ei tohi olla ühes toas, eks ole, et see on nagu üks nõue, on ju, et aga kui ikkagi lähevad näiteks abikaasad, siis nad tahavad ühte tuppa minna, täitsa nagu sellised nagu asjad, millele me nagu ei osadki mõelda, et kuidas see on võimalik, et meil üldse sattunud niimoodi abikaasad sinna missioonile, aga siis nagu kirjeldasime, et lahti, kuidas me seda tagame siis ja mingid sellised, mis seal veel olid, mingid sellised üllatused, et kui lennuk kukub alla, et mis te siis teete? Jaa, kui lennuk kukub alla. Ja mis te siis teete? Meie tubli EIDAS ekspert, kes meil siis oli ka kaasatud selle auditile, ütles väga ilusasti, et me ei hakka sisse kirjutama seda protsessi, et esimene reegel on see, et päästa iseennast kõigepealt on ju, et see on ikkagi nagu jätkuvalt nagu inimelude vaates nagu olulisem ja need dokumendid kahjuks sellises olukorras on teisejärgulised on ju. Ja loomulikult me tegeleme sellega ka esimesel võimalusel, aga kõigepealt on see, et päästa ennast. et jah, mingid sellised hästi seinast seina küsimused olid seal. Aga me saime kõik lahendatud, midagi pidime täiendama, see mingit dokumentatsiooni, et kõik oleks ikkagi selgem, täpsem, et selles mõttes, ühest küljest mõtled küll, et miks nad teevad nagu nii rangeks selle kõik, on ju, et see on absurditeater, on ju, aga teisest küljest nüüd, kui me oleme selle kõik läbi mõelda, teinud nii, nagu nemad nõuavad, on, siis tegelikult see annab meile endale palju juurde, on ju, et ongi, et me oleme nagu nii põhjalikult läbi mõelda, et ei ole nagu neid tõrkeid seal koha peal ja on ka nagu väga selge, et kus, kui palju midagi nagu kaasa läks, kui palju tagasi toodi, kui jäi midagi väljastamata, kuidas me selle kõik fikseerime. Kõik on kontrolli all tegelikult, kogu see teekond minekust kuni tagasi tulekuni ja vahepeal ka. Ja vahepeal ka. Seda on küll hea kuulda ja kas te puutute kokku nüüd nende e-residentidega ka siis, kui nad peavad või et kelle poole nad oma küsimustega pöörduvad, kui nad peavad hiljem siis nagu Eesti teenuseid tarbima? Ja EIS-i poole pöörduvadki, et nemad hoiavad nagu neid ka hiljem ja pakuvad sellist teenust, nagu neil on marketplace, kuhu nad on koondanud siis erinevad teenusepakkujad, kes osutavad raamatupidamisteenust, muid mingi ärinõustamisteenuseid ja on keskendunud erinevatele turgudele, et sealt nad saavad kindlasti abi, kui nad leiavad selle teenusepakkujaga, kui neil on ka üleüldiselt mingid küsimusi, et siis EIS on nende põhikontaktpunkt, et sealt nad saavad kindlasti oma vastused. Et meie roll on siis nagu taotluste menetlemine, väljaandmine, et sellega see nagu piirdub, eks ole, järelevalve ka on ju, aga kõik see ülejäänud nende eluolu, kuidas nad toimetavad, kus nad hakkama saavad, kas nad saavad õiget maksunõu, et see meie nagu pädevus enam ei ole, me ei saakski sellega tegeleda. Just, aga inimese seisukohast, et kui tal on olnud inimlik kontakt, ja võib-olla ta on teie meilile kirjutanud, et kas ei ole seda, et ma pärast hea meelega küsiks sama inimese käest veel ja veel. Nad võivad küsida küll, aga siis me suuname nad lihtsalt edasi. Kuna see ei ole nagu meie teema päris.
et kuidas nad edasi toimetavad. Seda suunamist on jah päris palju, aga niimoodi on ka menetlejatel, et kui nemad on olnud kontaktis selle taotlejaga, küsinud mingeid täpsustusi, siis ta tahab ikka tema käest küsida, et aga kaugel mu dokument on, siis ma ei ole ikka veel saanud mingit teadet, et ta on kohal, on ju. Et selle eest juba enam meie nagu ei vastuta, kui ta ei ole tellinud sinna missioonide asukohta, et kui ta on tellinud välisesindusse, siis uurime, suuname ja et seda suunamist on jah nagu omajagu siin erinevad vastutajad on lihtsalt siin erinevate etappide juures. Aga oluline on see, et ta saab oma info kätte. Ja oma lahenduse kätte lõppeks. Aga kas see on nüüd seaduslikult ka, et te peate tulema sama inimese siis nagu seda järelmenetlust veel tegema aasta pärast? Me teeme seda niimoodi, et me seda inimest reeglina kuhugi kohale ei kutsu ja ei pea sinna koha peale minema temaga rääkima või vestlema. Et vajadusel me saame temaga ka e-kirjadel ühendust võtta, midagi täpsustada, küsida, et Maksu- ja Tolliamet on meil siin suurimaks partneriks, kuna maksuriskid on lihtsalt üks selline riskikategooria, millega tegelema. Et kõik toimub jah nagu valdavalt ikkagi digitaalselt, et kui maksumenetluse raames näiteks on vaja ka inimene kutsuda siia, siis nad seda ka teevad. Aga üldiselt jah, me kuhugi sinna Ladina-Ameerikasse enam reisime ei pea, et temaga suhtlema järelkontrollis suhelda. Ja kui te nüüd nagu tagasi ka vaatate, et ma kujutan ette, et ütleme siin 2 aastat tagasi või millal teil see idee tekkis, et kas tundus natuke selline hirmuäratav ja suur ära hallata, et tänase kogemusega, kuidas te tagasi vaatate? Ei tundunud üldse sellepärast, et eelmine kogemus selle lepingulise partneriga oli niivõrd valus, niivõrd konarlik. Ja kõik see ülesütlemine ja kõik see, et tegelikult see idee, et minna ise teha seda, tunduski selline nagu ülekõrs ja selline et vot siis me saaksime kõike ise kontrollida ja siis me teaks täpselt, kuidas me seda teeme ja me ei peaks kedagi järele vaatama, selle järelevalvama. Me käisime ka kohapealseid neid kontrolle tegemas, kuidas lepingupartner seal kohapeal neid nõudeid suudab täita, et see on ka nagu ju ikkagi riigile kulu, et miks me seda teeme, et selles mõttes, et kui me saaksime palju säästlikumalt, odavamalt ja ka olles veendunud ja kindlad, et kõik nõuded saavad olla tagatud, et see oli nagu kõige olulisem meie jaoks, ja me teame, et kui me teeme ise, siis me teame ka, et me oleme taganud kõik nõuded. Et tegelikkuses läks mul nagu see lambike põlema, kui ma selle idee välja käisin ja ma läksin, nii süttisin sellest mõttest, et tegelikult ei taha mingeid hankeid enam ja lähme teeme seda ja siis kui ma ütlesin, et Merike võiks see projektijuht ka olla, siis kõik hakkas nagu livedalt ka minema, et selles mõttes tegelikult väga õige otsus oli see. See on ikkagi väga hea, kui saadakse aru, et mis on see eesmärk, mida me peame täitma ja me teeme seda inimeste pärast. Ja siis me võime ümber mängida asjad ilma siis vahelülideta või et kas me saame ise midagi teha, aga jälle see aeg ja raha ja et oleks siis see tasakaal. Et me teeme võimalikult optimaalselt seda teenust. Et kõik on. Ja kui te võtate niimoodi kokku, et mis on need õppetunnid teie enda jaoks, et millest oli õppida üldse teenusarenduse puhul, et mis on oluline antud projektiga? Siin ongi, et tõenäoliselt peab olema suhteliselt süstemaatiline, eks ole, et kõik asjad oleks ette planeeritud, et see on väga oluline, et kõik asju ei saa ette näha tõenäoliselt. Juhuse oleks ka väga ise ette? Juhuse oleks ka ise ette, aga mõtlen, et iga kord, kui me missioonile läheme, siis me kunagi ei tea, et mis meid võib üllatada seal, aga me oleme võimalikult palju ette valmistanud, et seal koha peal ei oleks mingisuguseid üllatusi ega muresid. Ja alati avatud meelega, kriitilise mõtlemisega, hea suhtlemisoskusega teha seda kõike, siis ma arvan, et kõik sujub kenasti. Jah, iga missiooniga kogemuse võrra rikkamaks ja just. Et siin on olnud küll väiksemaid äpardusi, mida on siis nagu koha peal kiiresti ära lahendatud, et ei hakkaks naist siin rääkima. Aga kõik on nagu lahendatud ja kõik on oma kaardid kätte saanud ilusasti. Et pigem ongi, kas on infosüsteem alt vedanud ja on pidanud leidma kiirelt mingi muu alternatiivse lahenduse, eks ju. Et see ongi nagu valdavalt olnud. Pigem jah, kõik süsteemid, mis nagu
sel hetkel tõrguvad. Jäävad natuke alt ja inimene peab lihtsalt natuke kauem ootama, kui me olime planeerinud, eks ole. Et siin on ka selliseid juhtumeid, kus sõrmejäljed väga hästi me ei ole võimalik hõivata, et see on üks sellest protsessist, mida me teeme seal koha peal, eks ole. Et valdavalt seda probleemi ei ole, aga mõne inimese puhul on. Et see on ka selline, võib juhtuda, et on selline tõrge, eks ole. Aga need kõik on lahendatud. Kõik on sujunud lõpuks. Ja kas teil oli see teadmine ka siis EIS-i poolt, et milline see tüpaaž on kliendina, et kes teil seal ees ootab? Kuidas tema seda teenust ootab ja vajab? Üks oli siin kiirus kindlasti, tema mõistmine, aga just see, et tema eesmärk on ettevõtte püsti panna. EIS-i eesmärk on kindlasti, et oleksid ettevõtjad, kes nagu siis võtavad selle kaardi, et nad teeksid äri, et nad tooksid Eesti riigile tulu. Et need klientidena meie jaoks nagu selles mõttes võõrad ei olnud, et Tais meil oli ka enne siis lepingulise partneri kaudu väljastuspunkt olemas Bangkokis, eks ole. Et me ju neid taotlusi oleme selles mõttes näinud ja teame, mis profiiliga taotlejad sealt tulevad. Nüüd lihtsalt tekkis see võimalus näha ka näost näkku neid, et meil tegelikult Merikesega on kaasas käinud ka need samad menetlejad, kes siis on teinud ka neid otsuseid, kas väljastada e-resident digide või mitte. Ja nemad on ka öelnud, et see on nagu päris kihvt, et see tegelikult nagu lihtsalt vaatad mingisugust paberit, et monitorilt, et tema nagu ankeet ja seda päriselt ei näe, et see kogemus, et sa nüüd tuled ja vaatad seda e-resident päriselt olema, seda on inimene, siis on sattunud ka need samad, kelle osas on siis menetlejad teinud ka otsuse sinna laua taha, et see on nagu olnud neil kindlasti nagu siuke positiivne kogemus. Ja ma tahan öelda seda ka veel, et klientuur on ka nagu väga erinev. Näiteks Tais on väga palju Euroopa inimesi, kes elavad Tais, kes ongi need niinimetatud digitaalsed nomaadid. Seal ongi Itaaliast, Hispaaniast, Soomest, Taanist, Uus-Meremaalt. See spekter on väga-väga-väga lai. Ja siis Ladina-Ameerika puhul, näiteks Brasiilias ongi Brasiilia kodanikud valdavad. Ja Argentiina puhul on siis kõik see ots, mis jääb nagu siis allapoole seda Ladina-Ameerikat, Uruguaid, Paraguaid, Tšiilid ja nii edasi, et see klientuur on nagu üpriski erinev. Ja nii kuuldes tundub, et Tais võib olla nagu kõige kergem. Jah, klientuur on nagu Euroopa inimesed, eks ole, aga tegelikult vahet ei ole. Vajadused on sarnased. Jah, Ladina-Ameerikas need inimesed on täpselt samamoodi, täpselt samasugused. Mõned on avatumad, mõned mitte nii väga, eks ole. Et inimesed on inimesed igal pool. Kas on mingeid naljakaid küsimusi ka esitatud? Otseselt vist mitte. Et kõik on ikkagi, ja nad saavad aru, mida nad on nagu ju taotlenud, eks ole, mida nad saavad sellega teha valdavalt. Et me alati nagu rõhutame selle üle, et see kaart on nende personaalne, PIN-koodid on personaalsed, need ei tohi anda mitte kellegile, need ei tohi ära kaotada. Et selle me korrutame neile ilusasti üle. Jah, seda me oleme kogenud, eks ole, et mujal maailmas, kus need digiteenused ei ole nii arenenud, et seal ei pruugita mõista selle olulisust, et mis asi see on, et mingi plastik on ju, ja see, kui ma annan selle kellelegi teisele, et sellega on võimalik midagi korda saata, et okei, jah, see tõenäoliselt see pangalaenu ei saa võtta, tänapäeval on need protsessid ikkagi nagu rangemad, et ikkagi pank tahab seda inimest ka näost näkku näha, mitte niisama kuskil veebiteel midagi vormistada, on ju. Aga ikkagi, et kus PIN-i ja bukiga sul on võimalik teatud asju ikkagi korda saata, et seal hulgas ka ettevõtteid asutada selle inimese eest, ja toimetada seal, et me oleme nagu pidanud tegelema ka sellega, et hästi palju selgitame seal hulgas ka meie siis lepingulise partnerile, kuivõrd oluline see on, mida te teete ja kuivõrd oluline on see, et see inimene ise saaks ka aru, et see on tema digitaalne identiteet ja seda ei tohi anda kellegi teise isiku kasutusse, et siin Eestis on meil võimalik sellega nagu üht koma teist ära teha, et kui neil ei ole neid e-teenused, siis nad ei pruugi seda ka mõista. Ei taju seda olulisust, et mida see võimaldab tegelikult. Ja. Aga need, kes on ikkagi teadlikud ja neil on kindlad sihid ja plaanid, ettevõtte loomine, siis nad on ikkagi endale nagu selgeks teinud selle
selle olukorra siin ja aduvad, et selles mõttes ei saa öelda, et keegi ei saaks aru. Et pigem nad saavad aru, aga võib-olla nad lõpuni ei saa aru, et mida siis veel kõik need võimalused on. Kui sul ei ole kogemust, et siis sa alles hakkad avastama, aga siin jälle, et järelikult on ikka väga hea kommunikatsiooni tehtud. Ja seal e-residentsuse kodulehel on ju ka väga palju informatsiooni nende jaoks olemas, kus nad saavad lisaks lugeda ja need teenusepakkujad, kes siis aitavad neid edaspidi ärisid luua ja nii edasi. Jaa, kõlab hästi. Aga ma ei tea, minule jäi siit küll kõlama see, et teenus tasub väga läbi mõelda. See süsteemsus on teie puhul väga selline eeskujulik, aga ega muud moodi ei saakski. Ja just see, et me näeme ikkagi seal taga ka inimest, et see kliendisõbralikkus. Nii et ma ei tea, kas teil on soovitada kuulajale veel teenusarenduse koha pealt, et olgu see teenus siis kas Eestis või välismaal või välismaalasele, et me ei saa lähtuda sellest, et mis me ise tunneme, et on selge ja arusaadav, vaid ikkagi me peame ennast panema teise inimese kingadesse. Ma arvan, et põhitõed on ikka need samad ju tegelikult, et kliendil oleks lihtne, mugav ja et ta saaks oma teenuse kiiresti kätte. Et see on nagu sellised põhitõed, eks ole. Et ta oleks mugav kohale tulla sinna, kuhu ta peab tulema oma asjale järgi, eks ole. Seal on head ühendused, seal on parkimiskohad. Et see kõik nagu annab kogu sellele kompotile nagu siis juurde väärtust. Just, ja te saadate ette kindlasti ka teate, et parkida saab seal, ootame täpselt sel kellaajal. Jah, absoluutselt, et nad on ühistranspordiga kätte saad, lähedal ja parklad on tavaliselt hotellide kõrval, nii et kui inimene tahab autoga tulla, et see ei ole nagu... Aga rääkides sellest teenusdisainist jälle ja sellest info jagamisest on ju siis mida me kogesime, on see, et kuidas on võimalik sellesse infotulva ära uppuda ja mida saab ka tegelikult juhtida läbi teenusdisaini, on, et seesama teavitus, et kus sa siis oma dokumendi kätte saad, sisaldab muu hulgas ka näiteks infot, et võtta kaasa oma isikute dokument, millega sa seda e-residentsust taotlesid, on ju. Ja mis siis juhtub, on ju, et ta vaatab, et kuidas ma sinna jõuan, kus see täpselt koht on, ehk et ta püüab ainult seda kõige olulisemat ja see, mis seal allpool on, ei pruugi alati temani jõuda. Ehk et on juhtunud nagu seda, et ma nüüd sõidan, aga mul ei ole, kas kõlbkab ka ID-kaart passi asemel, mis ma nüüd teen, on ju, et tegelikult nagu kui oluline on see, kuidas sa seda infot doseerid ja et ta ikkagi selle ka sealt välja nopiks, et kuidas sa seda kuvad, kui palju sa seda saadad, on ju, et kõik see suhtlusstiil erinevate teavituste näol on hästi oluline. Teavituskirjas tegelikult ongi kõige olulisem alati ja kõik need olulised punktid on nagu ikkagi nagu tumedaks poldiks tehtud, et inimene ikkagi aga on ka arenguruumi järelikult, vaata, kui nad ikkagi vaatamata sellele ei leia sealt seda, mis meie jaoks on kõige olulisem, on ju. See tänapäevane keskendumisvõime, et kui palju me nagu mitu rida teksti. Jah. Õigel ajal õiges koguses infot, et väga hea. Aga mina tänan, et ma arvan, et teenusearendajad said siit üht koma teist ja teile siis soovime häid jätkuvaid missioone.